Nii, Linnamäe ehki teine start Jane Koobru vaatest. Esimene start sõideti Kristjan ja Kallase poolt lukku, seekord ka Kallas kõrvale, seekord Kallas sai otse minema vähemalt. Sõitnud pihta, vaatame siin start, Stella muidugi esimene, Maris teine, Mirel oli selles kolmas, Rihanna nüüd see neljandaks, Jane jälle viies. Aga seekord vähemalt on ta kohe konkurentide taga, et ei pea mingid täitsa tagant nagu tulema. Ütleks, et kõvasti parem seis kui esimeses sõidus. Siin Jana ees on Stoivo konkurent. See on kohalik mees. Jah, siin ega neile ka. Vaatan vahe päris lühikene. Vaatan üldse, mis see Jane esimeses sõidus 02.07 oli kiirem aeg ja teises sõidus Jane sõitis 02.06 ehk siis teises sõidus sõitis parema ringi aja. Seda ei vaatanudki tookord. Hoopsi hästi. Nii, oi jumal, see kurv ikka. Sooned ikka ehmatavad siin ära mõnda, ma vaatan, tõmbab nii lukku ikka asja. See Kristjan oli mööda. Janel ilusti isa seal kohe ees ka näha. Ja Toivo ja Andu seal annavad nurmid kuuma. Nii, sisekurvi, hoops. Aga jah, seda auku põrgati ikka üle tüütu. Oho, nii Rihanna tegi ja möödumise. Vist tegi ja ei sõitis välja liiga. Kristjan ikkagi konkurentsis siin. Kristjan ka, ma saan aru, et trenni teeb nii palju põhimõtteliselt, kui võistlustel käib. Siis täitsa aru saadav, et sõit läheb nagu ta läheb. Aga jah, see sõit siin ikka Jane kogu aeg taga rattas, ma vaatan Rihannal. Eks neis kuna ja kas see möödumine tuleb. Jah, enda vist Linnamäe rada, ma võib öelda, et see on üks lemmikuid või ongi kõige lemmikum. Just jah, see neid hüppeid on nii palju, need hüppamine murst nagu kõige ägedam osa motocrossist. Et eriti too nii-öelda see tribüüni hüppe või see nagu ikka, ta vist on mingi 30 meetri pikk hüppe, see lendad siis korraks õhus aeg seisma. Kuigi siin jah, kunagi ma otse sama künka peal panin üle pea. Tehti käel üks õmblus ja abaluust tuli kild välja. Aga siin nüüd läheb koval jah, stardi alguses andis siin, ma ei tea, 10-20 sekundit edumaad ja siis alles hakkas tulema. Lükatakse jalakoogu juurde. Siin tekkisid üle augud lõpuks. Vaatan, siin tahaks nad tegelikult veel sees poolt sõita. Tagant järgi videot vaadates on hea analüüsida, mis trajektoor oleks oba noorm lennuk. Nii, siin on Berti võttis jälle kolmanda koha teises sõidus. Oba Rihanna hüppaski üle hoopis ja see välisvall ka kuidagi sile oli väga, siin nagu soont ei tekkinud konkreetselt millele toetuda. 3,5 minutit jään. Toivo seal tardisirgel, see on Maris ja siis on Andu. Kus see Mirel siis on? Mirel on siin Marisest ees. Jah, okei.
Mirel teises sõidus ja tegi väga head kiirust, sõitis 02.05 aja välja. Ütleme jah, et teise sõidu kohta rada väga, väga sile. Arves jah, kui aukus see rada siis oli, kui me trennis käisime, siis praegu on vaps ja mõnus. Mõnus siin sõita. Ja see lõik ikka väga kiire, ma vaatan. Siin jah, nagu oleks sügavam soon tekkida, aga on. Väga huvitav, mille järgi see Mirel seda, mitte Mirel, vaid Rihanna nagu hüppas seda kaksikut, et isegi ma seal rajakõrva vaatasin, ei pannud nagu tähele, et ta seda, isegi see ühe korra hüppas, ma mäletasin ainult ajasõidus hüppas, aga siin võistlussõidul hüppas, aga kas ta nagu rohkem morust ma ei näinud teda hüppamas, see on ka huvitav, miks ta nagu hüppab. Too ikka konkreetne koht, kust aega võtta. Linnamäe nüüd selle ehkiga saime teada, mis see nii-öelda brändmotokeskus ja see 8. august, kus see võistlus toimub. Me siin midagi nagu eeldasime, sest mingi nädal aega vist või 2 või. Oli veel nagu väikse vihje meie tiimipealikul andis, et rada on Lõuna-Eestis ja üks kurv on nagu sein ja siis hakkasime mõtlema, mis see rada nagu olla võiks. Just tuli meelde, et eelmine aasta oli Võnnu Krossil vist Oliver käinud nagu üle vaatamas, et kas see rada äkki või kas seal võiks nagu võistlust korraldada ja seal nagu üks kurv on täpselt siukene vallikurv, mis on tõesti nagu sein. Käisime seal trennis ka, et panen selle kohta ka siin üks video üles, et siis oleks nagu näha. Kui me seal käisime, kes rajameister ka, seal tegime ka nalja, et siis valmis võistlusteks, et mis siin tuleb, aga meest ei tea, siis tüüp oskas väga, väga hästi nõutud nägu teha, et umbes, et ta ei tea midagi ja siis tema ütles veel, et tal see rada nagu ei ole veel lõplikult justkui valmis. Et siis ma ei tea, kas see tuleb siis veel mingid muudatusi või mitte, aga mingi aimduse see tollest videost nagu saab. Endale rada väga meeldib. See aga nagu hüppeid ikka on ja rada nagu midagi keerulist ei ole. Nii Rihanna nüüd proovis seal. Oi, siin ikka jah, päris surumine käis, aga ei õnnestunud. See trennis ka käisime, siis eeldasime et ega mingi muu rada väga ei ole, et kõik märgid viitasid nagu sellele, et seal see võistlus tuleb ja siis siin Linnamäel lõpuks sai ka kinnituse, et seal Võnnul tuleb. Võnnul ma arust varasemalt pole ühtegi võistlust olnud, et väga tore, et tuleb mõni uus rada ka nagu sellesse ringi sisse. Ja veel toredam on see, et see meil siin kohe siin samas Tartu külje all on, et eks nüüd on plaanis kõvasti trennis käia. Ja see on nagu hea käia ka, et on lähedal. Ja võistluspäeval ka hea, et saab hommikul natuke rohkem magada, et peame küll vara üles ärkama. Muidu meil siin Lõuna-Eestis oli ehkisarjas Põlgaste. Mul esimene võistlus oli näiteks seal.
et siis seal pole... No nii, mõtlesin, Jane, see kõik on ikka ülikiire. Saigi möödumise kätte. Mäletan, see oli vist eelviimane ring. Nüüd sai 4. koha peale. Poodiumi lootus juba hakkas siin nagu särama. Siin vaatame, kuidas Marisega läheb. See oli ka ülivinge sõit oli kõrvalt vaadata. Sükene tihe nagu rebimine ikka käib siin naiste klassis. See aasta on ikka nagu mitu sükest võrdset. Ahah. Ja saigi mööda. Täitsa lõpp. Seda ma raja kõrvalt nägin, ma olin nii rõõmus. Ja ongi viimane ring jäänud. Ja siin nüüd Jane oli 3. Maris oli siis praegu 4. ja Rihanna oli 5. Aga ma nüüd ei mäleta, kus see oli, aga Rihanna sai Marisest mööda. Ehk siis oligi, et esimene sõit oli Maris, 3. teine sõit ta 5. Jane esimeses sõidus oli 5, teises sõidus 3. Ja Rihanna oli mõlemad sõidud 4. Ehk siis nad said kõik sama palju punkte kokku. Ma vaatan, palju neid punkte oli. Nii. 38 punkte said kõik kokku, aga kuna Jane teises sõidus oli kõige parem tulemus, siis saigi oma poodiumi koha kätte. Täiesti crazy. Ja seekord sõitis ise selle koha välja, et Türi etapil juhtus seal konkurentidel õnnetus, kuidas üks kukkus ja teine kukkus kohe järgi ja siis oligi konkurents Janele eest läinud ja sai selle nii öelda lihtsalt kätte, aga lõpuks ikkagi on see, et kes püsti püsib ja finišisse jõuab, see koha kirja saab. Aga jah, et siis võib-olla Jane ei tundnud nii nagu hästi selle koha kätte saades, et ta oleks nii ära teeninud, aga nüüd ta ei saanud nagu vastu vaielda, et ise sõitis selle koha välja ja muidu Jane ikka meeldib vastu vaielda, aga nüüd ei olnud midagi öelda. Nii Toivo ka see silmanurgast läks ja Aindu ka, et neil ka ega see vahe nagu väga suur ei olnud, et ei tulnud Toivos esikoht ka midagi niisama lihtsalt. Ja ikkagi siin teise sõidu lõpuks hakkas jälle vihma tulema, et siin ka vahelduva eduga natuke tuli jälle ja siis ei tulnud ja. Aga jah, ülivinge sõit Jane poolt. Et siukse raja peal, kus need möödumisi keeruline teha, suutis teha need, et väga äge, väga hästi. Saime jälle kastidega juua. Et ise siin poodiumile saa, siis vähemalt naine ja äi saavad. Kaks veedumist. Päris õnnelik. Tuli majast mööda. Kätte saama esimese sõud. Ma ei nii palju powerit ka veel. Läks siin siis Kulbjavserile. Ladu tuli peale meil vedada. Jah, selline see võistlus sai ja Sama jutt oli siis ka meil Eebris X-is, kus Rõutsuri mees ja tulevad järgmine võistlus ongi jah. 8. august ehk Võnnul. Siis eks näis, kuidas seal usun, et see läheb ka hästi, sest või lähedal rada ja plaan on käia. Ma ei tea, jah. Käia kõvasti trennis. Zero race.